Start running. Hello vlogmas, kätte on jõudnud pühapäev, 10. detsember, õues on juba täiesti või noh, tegelikult on õhtu alles. Aga ma võtsin teid praegu alles kätte sellepärast, et ma olen põhimõtteliselt terve päeva või noh, pool päeva, mis möödas on juba olnud voodis. Kõigepealt selleks, et välja puhata uueks nädalaks ja siis selleks, et monteerida eelmised vlogid ära. Aga nüüd väljas, kiire jooks ja siis lähme kinno. Nii, mida vaatame? Me vaatama, kuidas rongil keegi ära tapetakse. Ehk siis Mõrv Ida-Ekspressil. Artur ütles küll, ta käis seda oma sünnipäeval vaatamas, ütles, et talle nagu lõpp ei meeldinud, et tema arvates nagu üritati liiga hullult twisti teha. Aga lähme vaatame selle üle, kas see on hea film või ei ole. Film on läbi! Vist on läbi, mis meeldis, mis ei meeldinud, kuidas oli? Alustasin. Ma arvan, et see on vist esimene film, mille koha pealt ma olen selles mõttes nagu segasuses, et ma ei saa aru, kas mulle meeldis see või mulle ei meeldinud see. Mulle nagu on alati Agatha Christie nagu lood meeldinud, nii et storyline mulle iseenesest meeldis. Ja näitlejate punt oli küll nagu kokku võetud siuke. Aga samas sa vist ei saagi teha nagu kehvemate näitlejatega nagu nii nagu actioni vaest nagu filmi. Nad peavad nagu oskama reaalselt midagi teha. Selles mõttes mulle näitlejad meeldis, mulle storyline meeldis, mulle meeldisid teatud nagu kaadrid cinematograafi mõttes. Aga vahepeal mul hakkas igav. Algus oli ka jah, võt see täiesti algus, eks ju. Ja siis see setup ennem, kui nende rong hakkas minema, oli see igav koht minu arust. Samas ta nagu andis sulle aega mõelda, nagu sa olid ju valmistunud selleks, et siin hakkab midagi juhtuma, siis sa nagu süvenesid igasse detaili, sellepärast et sa mõtlesid, et äkki see on nagu oluline detail selle jaoks, kui sa mõrva hakkad lahendama. Ma ei tea, ma ei tundnud seda. Aga täitsa timm õhtuseks vaatamiseks. Siinkohal, kuna filme, mis on head, on nagu väga keeruline leida, siis kui te teate mõnda head filmi, siis palun jätke siia alla kommentaaridesse, mina meelega Märdiga vaataks. Jälle keeld. Palun vabandust, aga iga kord, kui ma ütlen, et vaatame täna õhtul filmi, otsi midagi välja, siis kui tihti see juhtub? Ma olin nagu, ei, mis mõttes? On jälle kingi aeg! Püsin paigal, aga võin näidata sulle tervet maailma. Arvuti. On variant? Ma olen telekas. On veel parem variant? Aga meil ei tööta telekas. Nende. Proovid arvata või? Kohe näeme kaks ringi ja see ei ole päris ringi. Isegi kui sa elusest seda ei pane, siis vähemalt sul on olemas popsokid. Suurest ma arvan, et ma täitsa panen selle kõige. Win! Welcome to the popsocket family. Nii, mu telefon kuskil karjub mu pihta. Kus ta karjub mu pihta? Siin. Ma mõistat, sa tahad järjest paremaks, on ju? Jah. Yes! Heli, mis sa arvad? Mis selle puu, millele lähed? Mis selle särk, millele nõmblused? No, naksti! Ainus probleem on see, et neid on mõni. Kaloreid vaatad või? Kas sa oled valmis piparkookideks? Kas sa oled valmis piparkookideks? Ma ostsin tegelikult eilse peo jaoks piparkookitainast ja neid glasuuri asju ka, et ma saaksin piparkooke meisterdada, sellepärast et me ei ole siiamaani ühtegi piparkoogi hunnikut teinud. Aga kuna meile selleni jõudnud, siis ma teen äkki homme tööle ka ja äkki Märt aitab mind. Okei, Märt juba kaunistab. Kunsti on on point. Mina teen kunsti kaameraga. Mina ilmselgelt ei oska kaunistada piparkooke. Õnneks Märt oskab, nii et kui keegi saab kingituseks meie poolt piparkoogid, siis teate, kelle dekoreeritud nad on. Aga ma arvan, et tänaseks aitab ka, pakime selle kaamera kokku, pakime ennast voodisse, lähme vaatame midagi head veel ja näeme juba homme. Kui video meeldis, siis peal püsti ja tšau!